no võt, meie seiklused siin teel Austriasse jätkuvad. Jaa, jumala hästi ju. Me jõudsime kuskile mingi linnakesse kohale ära. Sõitsime ju samad teed enne neid teid. Ja vaatasime, et mingi tanklatoitu on siin juba praegu võetud küll, et vaatasime mingi kebabi kohta. Lähen vaatan. Tellin kebabi seal, mingisugune kõige suurem kebab oli pool meetrit enam-vähem. Käsivars. Ja maksis mingi sama palju, kui meil siin mingi väike asi. Ühesõnaga, väga okei oli ja siis ootan seal, kuulen piu. Kõik diskomuusika peal ja siis, et mis siis nüüd juhtus seal väiksest linnakeses tanklas, siis Janne autol sõitis politseiauto järgi, et mis värk nüüd siis sai. Ja nii on ja sel ajal, kui me siis Rolandit ootasime, tuli sealt samast kebabiputkast välja üks sama pikk kolge. Ma vaatasin, et on Poola Roland, et mingi Rošvalski või ma ei tea, kuidas seda kutsuda. No aga tead, kuidas päriselt Poolas see on või? Noh. Pooland. Ja, aus. Poola Roland on Pooland. Aga tegelikult sellest politseiseiklusest rääkides siis juhtus niimoodi, et tõesti poisid juba ootasid mind seal tanklas, ehkisid kätega, jess, Janne on kohal ja Kati on kohal. Ja nii kui ma tanklasse sisse pöörasin, siis see oli hästi suur sissepööramiskoht ja enne seda oli ka parklasse pööramise koht nagu vasakule pööre. Ja parklasse sõitmiseks oli keelumärk. Nii, ja siis sõitsin vaata, tankla tundub loogiline, pöörad vasakule suur avatud see tankla. Ja nii kui ma selle pöörde nagu poole peal või lõpus olin, siis oli keelumärk paremal pool. Seda ei näinud, tee pealt seda ei näinud üldse. Ja loomulikult selles täiesti inimtühjas linnas oli see üks politseinik. Era ka veel. Erakad, jah. Ja seal võib tõesti öelda, et üks oli ment ja teine oli politseinik, sest üks oli väga. Ja sest siis me saime teada, et Poola trahvid on räigelt suured. No teemaks oli maksmata, ütleme nii siis. See oli hea tasuline pööre küll, jah. Või mitte hea, pigem halb, aga. Ja tead, kui siin kodumaal, kes meil siin vahel siunab politseinik, siis ärge tehke seda, see on täiesti mõttetu. Meil on ikkagi inimesed väga sõbralikud ja viisakad. Kui ikka näed turisti väikses linnas, teeb vale pöörde kuskil, ma kujutan ette, et üks normaalne politseinik meil siis peab kinni, paneb ka vilkurid muidugi peale, peab kinni, ütleb, et kuhu lähed, seletad ära, ütleb, et sa oled siin ikkagi välismaalane, me saame aru, et sa kõike ei tea alati ja et palun, et olge tähelepanelikum edaspidi, jälgige liiklust ja märke ja siin on teie paberid, et minge nüüd ööbima ära, eks ole. See pööre oli üsna tasuline oli see pööre. Üsnagi jah, kohe hakkas pihta. Kusjuures kohe hakkas. Meil on siin maksimumtrahv on 5000 slotti, mis siis tõlkes on 1200 eurot. Ebareaalne hind, nagu lihtsalt ebareaalne. Vales kohas tühjal tänaval saame aru, et eksimus ja kõik puha, aga et veits nagu oleks mingi oht palju, eks ja oleks mingi eriti lolli manöövri teinud, Varssavi kesklinnas on ju. See on tõesti mingi
Me läksime samamoodi, sama koha pealt tegelikult. No aga sa ei pea seda neile ütlema. Meie ju ka 2 autot ei näinud seda märki, sest see ei olnud nähtav märk. Ei olnud, jah. Ja siis, aga siis teine, kes siis oli politseinik, mitte ment, see vend siis tuli, et tegelikult meil on miinimum on siin ikkagi 500 slotti ehk 120 € ja kui teil on okei, siis me vormistame paberid ära ja saate kohe siin kaarditerminalist läbi tõmmata, et no mis seal siis ikka, et siis tuleb ju vormistada, sest tõesti ei taha siin kohut jääda ootama paar päeva. Ei no tegelikult, variant oleks olnud ka öelda, et ärge rohkem tehke, aga seda varianti neil seal selles raamatus kirjas ei olnud, jah. Ilmselt mitte, paraku. Et kes tahab teada, kus kohas siis mitte tasulist pööret teha, siis meie hea partner Metrotech, kes meil kaasas oli ja kelle käest me siis GPS jälgimisseadmed kõikidele autodele külge saime. Seal meil on see kasutaja olemas, paneme selle info siia, et te saate sinna sisse logida ja vaadata. Seal on huvipunktid ja huvipunktide alt otsite üles ja leiate selle täpse koha üles, kus siis mitte keerata. Mis selle nimi oli see? Trahvi koht või? Trahvi koht on see, jah, see huvipunkt. Kuigi linn ongi Poolas trahvi koht. Nüüd tal on see nimi. Nüüd ta on see nimi. Tegelikult Roland käis Metrotechis koha peal ka ju. Jaa, rääksime juttu ja võtsime selle reisi nagu kokku, et mis me seal... Kuidas need GPS-seadmed ikka töötavad ja mida sealt kõike vaadata saab? No ma olen nüüd tulnud kohale siis Metrotechi peakontorisse. Tallinnas oleme siin kohal ja me nüüd ütlen nii palju, et me jõudsime ikkagi päris vähe kasutada seda Metrotechi äppi, aga see oli juba väga lahe ja väga kasulik, nii et aga mind ja meid tegelikult Petrole, et see kõik huvitab see, et nagu mida sina siis siit nagu vaatad või kuidas sulle nagu meie see reis siis tundus? No, mis siin ikka tundus, selles mõttes väga hea vaatamine, et kus te olete, kõik alustasid erinevatel aegadel ja tegelikult peab ütlema, et Tartu mehed saavad lühema maaga Austriasse kohale kui Tallinna inimesed. Ma isegi ei teadnud, Veis soovitas ühte teed sellesse tanklasse, kus me kokku saime, et ma ise muidu olin varem siin käinud, aga sealt otse mööda pikka maanteed, aga see tee, kuhu ma sattusin, see oli tõesti väga nauditav sõita, nii et see kindlasti panustas natukene. No just, et tegelikult ongi niimoodi, et kui Tallinnast tuli siin 1130 kilomeetriga, siis Tartu või Tartust tuli 1074-ga. No, natukene vahe. Mõned vahed ikkagi on. Nii. Ja olgu nüüd siis öeldud ära see, et minu auto, millega ma siis läksin, Audi S6 Plus, see on siis piisavalt vana pill, et sellele nüüd ajust väga palju infot kätte ei saanud. Küll aga saime me kõige täpsema GPS-signaali siis ja see on nüüd mis pärast? No tegelikult on nüüd niimoodi, et olenevalt autost saab kasutada erinevaid GPS-seadmeid. Kui Rolandi auto, sinu autol siis oli seade, mis käib otse aku peal, pluss minu suhtmega lihtsalt, siis teisel 2 autol olid OBD pistikusse käivad ja nüüd see OBD pistikusse käiv seade on siis vastavalt autole annab välja rohkem või vähem infot. Et põhiline erinevus tegelikult, mis on, no ütleme siis niimoodi, et mitte ainult klientidega, vaid siukse panni puhul on ka see, et kui GPS-seade, mis töötab ainult GPS-i peal, võtab kilomeetrit GPS-i läbimise järgi, no näiteks nagu Waze või Maps näitab kiirust, siis OBD-seadmed juba võimaldavad võtta seda sama läbisõitu, mida autokell ise näitab. Ja seal on tegelikult ka tihti ongi seesama see inimpõhiline vaidlus, et kumb see õige siis on. Ahaa, okei. Ja mis teie Metrotechi vastus on? Metrotechi vastus on see, et klient on kuningas. Et siin võib tegelikult tuua siukseid näiteid, et kui see põhiline GPS-i temaatika on ju seotud veoautodega läbisõidu poole peal, siis on kliente, kes töötavad ainult siis 6 kilomeetritega ja on kliente, kes töötavad ainult GPS-kilomeetritega. Ja põhjused on seal erinevad, aga põhimõtteliselt kui oled logistikaettevõtte suur ja annad seadmed asakule paremale erinevatele autovetjatele välja, sa kunagi ei tea, mismoodi neid paigaldatakse, kas on auto ajust kättesaadav info või ei, siis ongi kokku lepitud GPS-kilomeetrid, nendega ja siis on mõned on enda mingid pambitsid sinna juurde veel arvestanud. No meie kasutasime seda nüüd siis nii-öelda lõbu pärast, käisime siis VRC-l vaatamas ühte siis autoüritust. Ja siin on nüüd võimalus meie tüüpi ürituste jaoks siis mingi huvipunkte lisada. Me küll palju neid ei jõudnud lisada,
aga mõned said aga selgita see huvipunktide osa kasutamine lahti kiirtelt. Huvipunktiga on siis selliselt, et huvipunkti võib kasutada erinevatel eesmärkidel. On see mingi kindel punkt, mida sa külastad tihti, on see koht, kuhu sa tahad minna või on see koht, kus sa oled olnud ja sa tahad selle koha ära salvestada. Mis huvipunktiga on niimoodi on see, et sa salvestad kaardi peal ära, ta jääb alles, sinu nime kommentaaridega, seda huvipunkti saab jagada, kellele iganes, teed sa fun'i trippi, tahad sõpradele näidata pärast, et kus see on, või oled sa näiteks metsatöötusettevõtte, kellel on vaja saata treilale punkte, et mine võta sealt muugi. Et see tihti nendel ei ole mingit konkreetset aadressi või midagi, et see on metsalangi juures, kus teil olevat märgin endale GPS-punkti lihtsalt. Et see huvipunkti võlu ongi, et sul ei pea olema aadressi. Võtsid kaardi pealt punkti ülesse, näiteks keset põldnu või siis kui on ehitusettevõtted, kus ehitused ongi toimuvad ju kohas, kus aadressi tihti ei olegi. Ja siis kaardi pealt otsitakse üles see koht, salvestatakse ära, saad juhile juba saata meile näiteks. Et seal ongi aadressraamat ei leia, kaardi peal on ju koht olemas. No väga kasulik selles mõttes. Ja nüüd siis vaatame mõnda, kuidas see, ühesõnaga huvipunktid, kui nüüd eeltööd teha, me ütleme nii palju, et me saime oma seadmed praktiliselt eelmisel õhtul kätte ja siis põhimõtteliselt hakkasime sõitma ja tee peal nii palju, kui meil aega oli, kasutasime ja seepärast on punkte vähe. Aga ma pärast reisi vaatasin, et kui me nüüd eeltööd oleks rohkem teinud, siis me oleks saanud kõik oma soovitud huvipunktid sinna panna. Ja siis on põhimõtteliselt niimoodi, et kui üks ööbib ühe koha peal, teine teise koha peal või kuskil on vaja eraldi käia, siis saab kokku leppida, et saame seal kokku, igaüks saab siit kohe siis kaardi lingi võtta, et Maps või Waze on ju. Just, et siin ongi niimoodi, et teenus on nii arvutist kui telefoni, mis teil oli põhiline, eks ole, kasutada Metrotrack äpis ja kõik need huvipunktid on tehtavad ja ligipääsevad nii arvutist kui telefonist ja sealt saabki siis seesama kokku lepitud punkt. Lepitegi punkt A kokku, kellaaja ja ükskõik, kus oled, võtad selle ühe punkti ja võtad Waze'i või Maps'i peale ja navigeerid ennast siis sinna kohale. Okei, väga lahe. Aga vaatame kiirelt veel mõned andmed üle, mis me siin nägime, et kuna me üks auto näitab siis väga palju välja, Volkswagen tüüpi sõiduauto, R, siis sealt nägime vist ära, et palju meil kokku näiteks see trip siis tuli kilometraasilt, kui me Kaspari järgi vaatame, siis... Kaspari järgi on niimoodi, et 28 võtsite välja, eks ole, esimene võtsite tagasi. Kilomeetrid kokku oli 4271 ja tarbitud kütus selle ajaga 297 liitrit. Okei, kütusega oli jumal lahe oli see, et S-Bus Plus ja Golf tankimised olid niimoodi, et näidikud jõudsid poole peale ja tühjaks nagu suhteliselt samamoodi, lihtsalt, et minu oma võttis paar-kolm liitrit rohkem. Suurem paak oli ka 80 liitrit, aga niimoodi, et sellised punktid olid samad. Ja mis teil siis on? Sõiduaega. See on huvitav asi alati, mis kokku sõiduaega teil kokku siis 1, 2, 3, 5 päeva peale 74 tundi. Ei, vabandust. 45 tundi, 74 tundi seisuaega. Oota, see on siis nüüd nagu puhas sõiduaeg, et siis kui süüdest läheb? Ei, sõiduaeg tekib niimoodi, et nii kui kas süüd on sees või väljas, see ei ole. Oluline on see, et on olemas liikumise punkt, ehk siis kiirusega GPS-i punkt. Okei. Ja seda on kokku tulnud 45 tundi ja 38 minutit. Okei. Aga minul oli küsimus, mis see M+ ja M- oli siin? M+ on, see on ka niisugune asi, et kui kellelgi on hea mõte, kuidas nimetada, või teada anda. N+ tähendab seda, et mootor on sees, ehk süüd on sees, mootor töötab. M- on see, et mootor on väljas. Okei. See nimetus peab olema niisugune, et ta võiks olla paaritäheline, et ilusti ära mahuvanda aruandesse. Väga palju infot siis saab tõesti kätte, kui auto seda välja annab. Dodge Challenger andis meile Janne auto siis gramm vähem, aga eks meil olegi see põhiline info. Ja kui te siin kilometraaži nii-öelda vahet vaatate, siis meil tuligi see puht sellepärast, et me käisime veel viimasel päeval tagasisõidul, siis esimesel tagasisõidupäeval käisime veel Tiiru Itaalias. Too oli nii lähedal. Ja tegelikult seal minnes oli teil Poola piiri peal oli avarii. Jaa, seal oli ka ümbersõit, seal oli rekta oli kraavis, seda tõsteti välja ja kõik muidugi tööd olid seal, uut maanteed ehitatakse ja nii edasi, siis oli see kilomeetrite viisi rekkasid igal pool. Ja erinevad ja muidugi Roland, sina tulid Tartust, et siin on kohe näha see väikene erinevus. Läksid minnes ja tunned, eks ole. Jah, aga ühesõnaga Seidise tripi jaoks mina ütlen, et suur tänu, et tulite nagu meiega kampa ja meie tripi tegi see kindlasti palju huvitavamaks ja
usun, et me kasutame seda ikka järgmistel kordadel veel, sest et järgmine aasta me oleme kindlasti Kökkersel ja siis me läheme juba pikemalt, siis me paneme huvipunktid ette sinna ära. Ja ma saan aru, et huvipunktidega on ka see asi, et neid põhimõtteliselt me saame siis kuidagi jagada ise ka, on ju. Ütleme, et kui me oleks nüüd ise võtnud selle, siis me saame oma inimestele jagada seda, mingi kasutaja sinna teha ja siis tegelikult inimesed saavad ka siis võtta. Ja saavad ka selle kogu tripile, eks ole, kaardi peal. Et tegelikult me teemegi nii, me jätame selle konto alles ära kustuta. Järgmine aasta jäävad teete juba logiti sisse, vaatate kõik punktid on olemas. Lahe! Ja siis on sealt eeltöö tehtud ja mis tegelikult ju oli veel teine asi või mis mõttes teine. Mitmes asi on ju see, et lähedastele saab samal ajal näidata, eks ole, kus sa oled, et kas see on nüüd 5-päevane trip või on see nädalane või 2-nädalane. Siis on alamkontoga lähedastele kontod, lähevad alati, kus on liikumine ja tegelikult on see need samad, ütleme, asukoha jälgimised on aidanud leida ka inimesi üles, kellel on terviserikked olnud. Et kui on teada, et masin peab liikuma, siis liigub, telefoni vastu ei võeta, punkt on teada, saad saata kas palju lähedal oleva inimesega tead või istada juba päästeenistus kontrollima minna ja tegelikult üsna hiljuti oli siin, kus on üks autoid leiti terviserikkega üles. No sellest, mida selle äpiga nüüd nagu päriselt ja teha saab ja kuidas ettevõtted sellest kasu saavad, sellest me räägime siin videos. Seega minge vaadake kindlasti see järgi, aga igal juhul täna suur tänu sulle, Kaupo, et siis selle asja meil ära näitasid ja paneme siia lõpetuseks veel võib-olla meie kogu tripi kaadri, ehk siis näitame seda kaarti, kuidas me käisime. Siin on nüüd siis vahet peale, jah, võid panna mõlema, pane minu auto. Ja siis on, eks ta praegu selline edasi-tagasi trip meil, eks see oli, et sisuliselt sama teed pidi me läksime ja... Selle maha mängimisega on ka nüüd selline lugu, et mida rohkem on andmeid, seda rohkem peab optimeerima. Nii. Et siin nagu filtritega seadistama siis mõtled? Tuleb põhimõtteliselt võtta lihtsalt lühem periood. Ja kui nüüd panna mängima, siis on niimoodi, et siis kogu see teekond tegelikult hakkab siin sõitma kaardile. Lahe. Vot, selline vahva asi. Meil oli ta siis lõbu pärast ettevõtte, kuidas seda kasutada saab, vaatate teisest videost. Nii et igal juhul järgmiste seiklusteni ja ikka jälle koos Metaltechiga. Aitäh sulle, Kaupo! See on täitsa omaette saade, sest seal on funktsioone rohkem kui meil mõistust. Jaa, sest me saime need ju tegelikult üsna viimasel minutil sisuliselt eelõhtul, kui me läksime. No okei, paar päeva enne. Ehk siis ei jõudnud eriti midagi muud teha, sest mina läksin ju veel audit seal korda tegema, klatsima, kleepima, seda teist, see teine, mis oli roheline, jah. Ehk siis... Saime trahvid makstud ja luba edasi liigelda. Et siis meil eesmärk oli jah, kui me nagu, või minu peas vähemalt eesmärk oli, et äkki me venitame Tšehhi välja, siis neid... Mis asja? Ei, mul oli see, ei ole võimalik. Et saime oma trahvid ära makstud ja uuesti siis liikuma, paagid täis, kellel kebaabi, kellel bensiini, kellel gaasi. Ja läksime siis rõõmsalt edasi, minu mingisugune vaimusilmas ma kujutasin ette, et äkki me venitame ikkagi Tšehhini välja. Ja enam-vähem natukene pärast Varssavit tegelikult oli see, kuhu me reaalselt jõudsime. Aga kuna seal piirkonnas on üldiselt nii, et sinna ei ole mõtet väga majutust ette ära pukkida, vaid sa sõidad nii palju kui viitsid ja siis vaatad, kaua veel viitsid ja siis paned umbes sinna kohta, otsid mingi majutuse. Ja täpselt nii me tegime. Leidsime mingi tuuliku, mille alla siis külili visata. See muidugi, keps, aadress, bookingus oli vastav. Teinekord kindlasti pange siis kepsu sisse hotelli nimi, mitte hotelli nime taga olev aadress, sellepärast, et aadressiks oli juhtumisi mingi 5 kilomeetri pikkune tänav. Ja see oli keset põldu lihtsalt. Me saime telkimist ei võtnud, jah. Saime otsida seda õiget maja üle kiirtee või üks sild ja siis käisime nüüd täpselt nii. Aga see oli jah mõnus. Saime ikkagi peapadja peale suhteliselt mõistlikul kellaajal ja täitsa kobe hotell oli. Õhtuti vaatasime alati ikkagi üle, palju me siis sõitnud olime ja selleks hetkeks me vist olime sõitnud, kui ma ei eksi, 1200 midagi kilomeetrit. Sinul nats vähem.
mul oli vähem. Nii et kõigile akupankade omanikele, kes vajavad iga natuke saja tagant söögi ja pissi peatust, siis teadmiseks teilegi, et on küll võimalik sõita ka rohkem kui 2 tundi korraga. Shots fired. Aga sealt edasi ei olnudki muud, kui oligi otsesuund ju Vörtersee järve äärde, kuhu siis Kaspar oli meile väga mõnusa majutuse valinud mäe otsas basseiniga. See oli päris tummine leid. Pildi pealt nägi välja nagu eramaja basseiniga mäe kuru peal. Noh, tegelikult oli lihtsalt kortermaja, kus oli ka mingi ühiskasutatav bassein, mis oli remondis. Juba olnud 6 aega, eks ole? Jah, 6 aega hoolduses. Aga see hommik oli... Oot, aga üks asi jäi mainimata. Ma räägingi, et hommikul hakkasime sealt Poolast siis kuskilt, kus iganes Urkast me seal olime. Hakkasime sealt ära liikuma, jõudsime, Tšehhi tuleb ka suhteliselt kiiresti vastu, sest Poola kiirteedel on 140, on kiiruse piirang. Ja vahepeal on seal 80 piirangud, mida tasub kindlasti jälgida. Need ei ole asjata seal, jah. Tuleb kohalikega tempos sõita, mitte selle vennaga, kes vasakus reas põhjagaasiga laseb, vaid need, kes sõidavad. See valge kaubiku juht. Tema lendab kaup suvalises suunas seal kaubiku sees. Et munaresti ei tasu sellega vedada, sest võib-olla need, kes on käinud seal Lõuna-Poolast teavad, et seal on midagi ühe kiirdevõrgustiku jupi ehitamisega väga valesti läinud. Jaa. See oli palju mingi päris pikalt ka. See mind seekord väga ei kottinud. Oma mingi Volvoga olen ka seal Euroopas käinud. See on tema turvavööd lukku nende jõnksude peal. Golfi ja Mort on näits parem. Ega see oli normaalne batuut. Ma arvan, et üks 20 sentimeetrit võisid osad lained. No see oli laines. Seda on kõik kaifida saanud. Seal on rekkade, nende poolhaaget tagarattad vahepeal õhus ikkagi. Ma arvan, et see madala autoga peab seal nagu kohe kindlasti võtma veel sellest soovituslikust kiiruspiirangust alla enne või siis jätad karteri sinna. Igatahes siis Poolas on läinud midagi väga pekki. Seal on miljardite eest nõudeid üleval ehitajate vastu. Miljardid slotid. Miljardid eurod. Lausa nii. No mis on ka muidugi miljardid slotid. Nagu trahvid vasakpöördest. Seal vist on mingi soi selle piirkonna peale ehitatud, see ei ole piisavalt kuivendatud ja siis vahepeal on tee ära vajunud lihtsalt. Ta ei ole mitte üles kuskil tõusnud, vaid ta on alati ära vajunud alla ja need on kõige paremad asfaldilained, mida ei ole kaugelt näha. Nii et sa vaata lihtsalt, mida katsu teisele autole järgi võtta, vaata, kui tema tõstab rattad õhku, siis sina tead, et sa pead pidurdama. Tegelikult nägi selle kõrval valge joone järgi ka väga hästi, sest joon oli ilusti joonistatud asfaldi järgi ja siis see läks niimoodi lihtsalt. Huvitavaid helisid selles autos. Tuul puhiseb. Vibratsioonid on ära kadunud nüüd. Reedid läksid ümmarguseks peale, ma ei tea palju sõitnud, aga 9 tegiti peaaegu. Ma ei kujuta ette, kuidas seal öösel võiks olla, kui sa öösel satud selle koha peale, mingi sõidad vaikselt kruiisiga, mingi 140 on peal, siis vaatad, et mingi 110 mõtled, vahet ei ole, panen edasi, siis vaatad 80, ma enam ei lähe kuhugi. Kuna õpetas kunagi selle vastu on üks asi, järelikult sõidad liiga aeglaselt. Veel kiiremini. Sa pead kiiresti sõitma, et sa inertsiga tõmbad ainult nende lainete tippude peal niimoodi. Ei midagi ei tilple. Kui alt ei tee, siis refi ääred on näha, et nad nagu läigivad rohkem, sest käis nagu nii kõvasti vastu, et lõi nagu tossu üles. Mulle isegi Audi sai nii ees kui taga amordid põhja ära. Päris õudne. Golfi ei teinud midagi, lihtsalt sõit august läbi. Tekanalaagia. See oli päris karm, jah, see on seal olnud juba niimoodi ka ulnik aastaid. Ja ilmselt sellel niipea mingit lahendust ei tundu ka tulevat, aga esimene niisugune stau, kus me siis natuke saime nagu hoogu maha võtta. See ummik. See oli jah, see Poola lõpus oli see Mats eelmine päeval. Aga siis me jõudsime Tšehhi. Aga me läbi nüüd paneme 140. Mustangile käika.
mis seal kuskil Ostrava või kuskil seal kandis, kus mingid kiirteed lõimusid ja olid ka natuke teetöid. Sooja ära. Näen nõlvad puudega. Tiputama sellega meenus, et hästi vitstavalt desiklaasi peseb ja siis ma mõtlesin, et täna on kuidagi puhtad desiklaasid, et nagu siin Poolas ja Tšehhis hommikuti püsutad väga ei lette veel. Kellast neil see hakkab, et kas umbes siis, kui see Mäki hommikusöök ära lõpeb. Aga räägi siis, kuidas niisuguse vana autoga on niisugusel reisil olla? Mulle väga meeldib. Maailma ägedamaid armatuurlaudasid, see kõik näidikute ja kellade blokke. Veits üks vanade Porschede vaib. Manuaal, Rootsil on nagu full experience, ei ole mingit püsikaid, ei ole mingit automaatkassi ega midagi, jah. Kojamehed on muidugi. Kojamehed tunduvad, et on. Seda, kas nad töötavad, seda ma pole veel näinud. Töötavad, oi, väga uhke. Et seal tõmbas siis nagu täitsa oma, et seal ikkagi sai nagu vahepeal ka seista natuke aega. Ja siis kõrval seisab, vaikselt tiksub siis kaasa treila peal täiesti, prillikas 1 GTI, Golf 1 GTI. Jama tuli jätku autosse. No absoluutselt täis restomood, või ei ole restomood õige, täis restaureeritud. Niimoodi, et sa näed treila peal ka, need tagakoopad on sees täiesti puhtad, need pidurivoolikute hoidjad on värskelt singitud, ta oli täiesti nullist taastatud pill. Jõudsid sa ikka vaadata? Muidugi jõudsid, aega olid seal ju. 5 kilomeetrit tunnis seal tiksusid niimoodi. Ja siis vedasid kotid seda mingisuguse halli transporteri vana mingi mullivanniga. Seal oli mitu inimest sees. Kõik inimesed olid seal. Kõik olid vist. Seal käis normaalne pidu. Kell oli hommikul mingi siuke lõunane aeg. 12 umbes, jah. Need poisid olid juba parajalt präänikud seal autos. Henri oleks ka peaaegu sinna peole vist ära. Ma juba sain sinna peole. Peost osa vähe. Sellepärast, et nemad tundsid ka ära, et me läheme samast suunda. No huvitav, mille pärast? Aken lasti lahti, igatahes ulatati kohe tops millegiga. Et võta ka lonks. Passenger Princess nagu ma olin seal. Muidugi võtan lonksu, kui võõras pakub, siis peab võtma ju. Midagi jää pandi sisse. See oli järgmine. Ulatasid tagasi, küsiti, et oli hea. Ütlesid, muidugi oli hea. Võeti järgmine tops välja, valati täis, ulatati, see oli, oota, me unustasime jäätulanna tagasi, andsid tagasi. Võtab suure sükse jääkamaka, paneb plõksti sisse. Ma mõtlesin ka, et sa läksid juba teisele ringile, et see tuli kuidagi nagu nii kiiresti nagu sinna ja siis andsid kohe tagasi. Ei, no külalislahked inimesed on need poolakad, need olid Tšehhis, aga poolakad ja nad olid väga sõbralikud. Ja üle siht oli Vertesse täpselt samamoodi selle sama golfiga. Et kotid olid selle head nagu teinud nagu täieliku taastamise ja see oli prillikas nägi välja. Kõik laiendid, igast mingid tihendid laiendi ääres. No see oligi nagu kataloogi pill. Mida lähemale sinna jõudma hakkasime, siis seda rohkem tuli seda skeene pilti sinna ju ka, et tee peal mul pidi karp lahti jääma, kui seal mingi 3 vana Audit läksid, üks neist oli 100 LS ja nagu lihtsalt mint madalad rahulikult kulgevad, eks on ja. Ja Rolandil läks roolilukk peale. Aga muide, mäletad, me Katiga enne seda politsei kinnipidamiskohta ju nägime ka seda, see oli vist Audi 100 on ju? Jah. Nägime ka Audi 100-d. See on ka suur sündmus, et Eestis need enam niimoodi ringi ei liigu. Selliseid ei ole, 70-ndatest on vist äkki Eestis 3 tükki või vähemalt mis liiguvad. Ja mis me see trippi, mida see oli, jõudsime, siis sõidad seal Tšehhi läheb suhteliselt kiiresti õnneks. Et ta on ka üsna õhuke riik, et sa nagu pikupidi on tükk maad sõita, aga otse alla ei ole nagu väga hull. Mingi 3 tunniga suudab selle Tšehhi nagu ära ammustada või 4-ga.
noored, vaprad, ilusad. Vaadake nüüd otse ette. See on, ma arvan, selle teelõigu kõige pildistatum hoone. Mingi Mikulapi, ma tean, mingi klooster ilmselt väsi. Aga see on nii kihvtilt siin mäenuki peal, nii et naudime. Kaspar, tore on täiskasvanud inimestega koos reisida. Republik Österreich. Ja siis me olime otsaga Austrias ja oligi siuke mingi peale viini vaatasime, et tõmbame viinist läbi, et siis teeme mingi siukse korraliku söögika, et aitab sellest kabanassi burgeri närimisest küll, et teeme mingit päris toitu. Ja valisime siis, mis oli Wiener Neustadt oli vist see väike linn, see ja kohe viini all, et paras jagu, et lähme sinna, vaatame kaardi pealt ka, et mingid kaupakeskused lahti, ilmselt saab süüa, juua osta, et varud täiendada, sõidame kohale, keerame parklasse, garaaži uks on kinni. Ei vist selgus, et seal on mingi püha, et mingi usupüha, jah. Oligi kõik kinni. Normalne on neljapäeval pidada püha. Ja ikkagi kinni, selles mõttes linn oli ka, tundus, et inimesed on ka kinni pandud kõik, et lihtsalt kedagi ei olnud. Ja minu viinišnitsli soovid läksidki täiesti luhta. Lõpuks sõime siis mida? Pitsa. Läksime mingi Itaalia restoranis. Ainuke, mis lahti oli. Kohalike käest küsisid. Itaallastel oli kohalikust elust just savi ilmselgelt, et me saadke raha kõik meile. Neil on teised pühad. Et seal, jah, ja siis... meil oligi õhtuks oli eesmärk jõuda siis oma majutuskohta, mis asus siis Vörtesest üks järv üleval pool. Nime häälduse paneme siia. Pigem ei hakka riskima sellega. Jah, päris niisugune keeleharjutus veits oli. See midagi? Lihtsalt see oli. See oli. O-tähega algas. See ongi järv. See ongi järv just. Ja see tee sinna, kui sa lähed Viinist, sõidad alla nagu Austria poole, kes on käinud, teavad, et seal on kaks varianti, kas sõidad nagu kraasist altpoolt või siis sõidad läbi mägede. Ja me minnes aeg oli, tõmbasime sealt läbi mägede. Kiirtee sai mingi aeg otsa, asendus niisuguse üherealise teega, nagu meie mõistis tavalise maanteega. Ja seal sai juba kruttida, seal oli mõnus. See oli kaunis. Eestis ei ole võimalik seda, et sa sõidad 140-150-ga ja sa ei ületa kiire. Paned mööda neid mittemaksustatud teid, siis sa sõidad seda tunni ajast teed, sõidad mingi 3 tunni umbes. Nagu veits ei ole küsimustega, sest igal pool Itaalias vähemalt küll väga palju spottidest sõidad. See maanteed on kõik tõstetud, et midagi postid tõstama võiks, et nad ongi väga kuulda vahel. Siis sa all, see maanteega alles Racing Super bensiin oli see, seal ei olegi isegi numbreid nii suuri välja mõeldud, see oli Racing Super. Ja kui keegi mõtleb, et meil on kiiruspiirangud vahel ebamõistlikud, siis nad ei ole ebamõistlikud, seal on ebamõistlikud, seal on
kurviline tee, kus kuuled, et rehv hakkab juba vilisema ja sott on lubatud ja valge vänni vend laseb sest mööda, sest sa julgesid 93-ga sõita seal kurvis. Need vännivennad, need olid kahekesi samade kirjadega vännidega, neil oli mingi oma võidusõit pooleli. Meie selles sarjas oleks viimased. Neil oli Tour de Austria. Mitmel korral ikka mõtlesime, et kuulge, et lälleritesse, et kuule, et ei ole vist mõtet, et seda võidusõitu ei võida praegu. See on nagu Itaalias öeldakse, et kui sinust sõidab mööda 4x4 kirjadega Fiat Panda, siis ära ürita järgi püsida. I repeat, ära ürita järgi püsida. Jah, nii ta kipub olema. Noh, see majutus oli meil jah, see nagu sai siin juba reivitud, et igavene uhke ja värki. Ja et sinna siis saada, tuli siis sõita nagu Mäkke, noh tee sinna üles näitas kaardi pealt niimoodi. Enne seda oli ju siis mitte kuskil polnud kirjas, et seal on tõkkepuu ees. Ja tasuline tee. Ja läbi pääs 10 euri. See oli eramaa vist, ma saan aru selle. Meie maksime 10, aga Tšallu maksis 18. Suurem auto ka natukene. Ongi nii või? Henri pakkus, et äkki lühikesed numbrid. Ma arvan ka, siis ta võttis ainult numbrimärgi järgi. Võib-olla nendel on lühike number a la mingi bussinumber või midagi. See on kallim kui pika numbriga. Sest nagu ei olnud muud varianti, oli lihtsalt lükkas selle sama hinna ette. Me ju valida ei saanud. Ega see Challenger sinna, meie ka ei saanud valida. Ega see Challenger sinna tee peale niikuinii ära ei mahtunud, nii et... Seda nüüd küll, jah. See oli küll serpentiinis seal nõela silmas keerates terve see, kui serpentiin on seda auto täis. See oli 3 punkti pöördega sealt. Õnneks nii oli olnud, aga no ja vaade oli... See oli äge ikkagi. Aga mis koht see siis oli, kuhu me läksime, või mis üritus see siis enne oli õigemini, see GTI Treffen? No selles mõttes, et see, kus meie siis kunagi Petroletsi algusaastatel ja ka kus siis Siim käis oma tolle ajaga, tolle oli Beatliga käisid, New People, sellega nad käisid esimest korda üldse siis sellel GTI Treffenil ja sealt hakkaski nagu minu ellu siis teadmine, et mis asi see üldse on. Aga selleks ajaks, no seda oli muidugi jah, siis mis oli 82 aasta, et ikka hunnikaastaid toimunud ja see üritus oli läinud ülikiirelt, ülikäest ära. Sest kui me seal koha peal siis sattusime vestlema ühe abielupaariga, kes siis oli käinud esimest korda aastal 87 ja näitasid neid pilte, mis seal siis nagu toimus. See ei erinenud absoluutselt sellest, mida meie nägime nendel GTI Treffeni tippaegadel enne Covidit siis. Et full slaager, lihtsalt kõik kohad on inimesi täis. See on ka see aeg, kus kui te Petroletsidega käisite, ja siis pooli teid ei tundnud, võib-olla teadsin Tarmot äkki ja siis sain ka sellest kohast nagu teada, et mingi nii suur festar, et ma kunagi tahaks minna. Aga see oli siis jah, kohalik restoranipidaja, kes mõtles, et teeks külaelu vähe huvitavamaks. Pani täppi. Tegid karuteene osadele inimestele. Pigem küll, jah. Ja see kasvas siis aastatega ikkagi nagu hiiglaslikuks, et kui meil on siin 150 autot mingitel kogunemistel ja asjadel, no siis seal on ikkagi terve järve äärsed linnad, külad, väiksed asulad on kõik igal pool täis ja ilmselt ka kaugemale. Ma täpsustan siin igaks juhuks, et see järv ei ole mingisugune võrtsjärv. Jaa, täpselt. See on ikka niimoodi, et sa sõidad sealt ikka ühelt poolt läheb pealt kiirtee ja alt poolt siis saad seal järve äärest sõita väikeseid teid. Ring on umbes siuke tundi. Et see on päris pikk ring, sest seal järve ääres ukerdamine võtab lihtsalt ropumoodi aega, aga mitte siis, kui seal on need 200 000 inimest, vaid ka niisama. See lihtsalt ei sõida kiiresti kuhugi. Aga mis
mis selle nagu suureks tegi, oli see, et tegelikult suht alguses tuli Volks kohe ise külge sellel üritusel, nad tabasid nagu noodi ära, et kuulge, et siin on nagu mingi iva sees. Et noh, kui sul nagu fanatism on nagu läinud nagu hulluks mingi ühe nagu sinu siis brändi või nagu toote ümber, et siis nagu torgi kaasa. Ei no üldse omavalitsus täpselt samamoodi isegi, et see oli ikkagi nii palju seal seotud selle, sest kõik ju võitsid terve sellel perioodil, et kui me siin käisime 5 päeva, 1 päeva seal põhimõtteliselt olime kohal, siis kui teie juba käisite, ehk siis ilmselt algusest saati on juba nii olnud, et see põhiüritus ongi seal võib-olla 3-4 päeva, eks on ju, aga inimesed tulevad nädalaid varem juba ja püsivad ka nädalaid hiljem seal. Et kuidas kellegi jälle sobib, puhkuseplaanid, värgid-särgid, et seal ei ole jah üldse oluline see, et kui sa tahtsid minna sellele ametlikul osale, siis sa pidid minema selleks konkreetseks kuupäevaks. Aga väga paljud kambad käisid koos seal juba varem, et tuldi kas nädal-2 varem, hängiti seal mingisugune nädalakene ja saadi seal jälle kellegiga kokku, kes tuli kust, kes tuli sealt kuskilt mandri pealt Euroopast, Kesk-Euroopast, mõned sõitsid sealt altpoolt kohale, kes sealt Saapa seest üldsegi, mõned, ma ei tea, kust iganes siit ida poolt käis rahvasteks. Et ta on ikkagi kogunemiskoht ja võib-olla mis selle Volksu nagu sellest suurusest annab nagu hästi aimu on see, et nad tegid sinna ka nagu kontseptautosid nagu tehasena. Jaa. Et nagu, sorry, mina ei tea, et oleks mingi nii-öelda tuuning näitus, kus siis mõni päris autotootja, mitte siis mingi väike nišikas, et a la, ma ei tea, mingisugused tuuningukojad võivad teha mingeid erimudeleid, aga Volksu tehas toodab. Ja need olid ka muidugi GT-d ja GT-d, et mida enamus autofänne näinud on, kes Top Geari kunagi oma elus vaadanud on, et oli neil see Golf 6 valget värvi, millel oli 2V12 mootor oli pagasnikusse pandud tagaistmete asemele. Sõitev eksemplar. Tiimotosid oli seal, jah. See oli täitsa sõitev eksemplar. Ja sellega Clarkson sõitis ka seal lennuvälja peal ja täitsa nagu oli juhitamatu auto. Sest kontsept on ju. Jah, aga mõtlen, kui siin nüüd täna näeb seal juba erinevaid autosid, erinevaid automarke, me käisime ka Dodge Challenger ja Audid ja asjad on seal nagu väga tavaline vaatepilt, siis päris alguses ju, vaata sulle need ütlesid, et ei saanudki muuga kui sa pidid olema mingisuguse oma riigi mingi klubi või mingi siukse liige, et põhimõtteliselt Eesti Volkswagen klubi liige pidid olema umbes, et siis said nagu sinna, et ei olnud niimoodi, et nagu meie täna, et lihtsalt lähme sõidame, vaatame, mis toimub. Et lihtsalt ostan pileti võtta. Ja see ei olnud ka nagu selles mõttes, et see on nagu see autovärk on, et kui mul on GT, et siis võisin minna, just, et sa pidid olema ka selle klubi. Et sul pidi olema mingi sidusus, et see ei olnud lihtsalt mingi lumpen, kes sinna kohale läks. Ilmselt sealt siis nädal või 2 või 3 ennem tuligi teemaks, et võib-olla ka, jah, et siis kes ei saanud, need tulid varem hiljem. Ja hiljem, ütleme nüüd siis nagu kaasaegsemal ajal, kus siis nagu ka meie mingi teadvus autodest ja asjadest on tekkinud, et toona hakati, või siis ütleme 2000-ndate mingil hetkel hakati käima varem või hiljem just sellepärast, et vältida seda põhisõduslaagrit. Et sa ikkagi tõid oma auto sinna kohale, said oma nagu selle seltskonnaga või kujunenud tutvuskonnaga seal kokku, aga sul ei olnud neid, kõiki neid mingisuguste vorstide ja hapukapsaga tüüpe sul auto peal lägastamaseks. Sest nendel massiaastatel see oli ikkagi, see oli õllesummer korda miljon, see oli ebareaalne. No kahtlemata megaülitus ja sellest on ka reaalne maamärk ju maha jäetud on ju, et reaalne Norrast oli see vist, Norrast toodi suur, ma ei tea, mitu tonni graniitkivi, millest siis kohalikud mingid kiviraidurid, noored õpilased siis raiusid sealt mõne külje pealt välja siis Golf GTI kuju. Golf 2 GTI, jah? Jah, nagu mis asja ja see oli üks ühe nagu mõõtkavas. Et ei olnud, et me teeme siin mingi väikse, aga nagu monument on ju. Ta on kihvtilt ka, et ei olegi nagu üleni autoks tehtud, vaid ta on nii, et mingi nurga pealt on tagaots, ühe nurga pealt on mingi tuli, esituli kapoti pool, et ta on niisugune, et nagu oleks nagu kivistuma hakanud või kivist välja tulemas. Nagu need, putukad või loomad vist sa leiad Kookonist, kivi sees. Nagu fossiil. Jah, fossiil, jah. Painot, jah. Jah, aga need kujud ja monumendid ikkagi, nad on olemas täna seal, saate vaadata need
järgi ja ise, kui lähete sinna, aga no ei päästnud need seda, et lõpuks läks see mäsu lihtsalt nii suureks, et korraldaja vaatab vinklist ilmselt saavad kõik aru, et iga kord on ikkagi midagi suuremalt vaja teha ja midagi ägedamat ja suuremaid kontserte ja siis lõpuks see oligi niimoodi, et kui lugeda siin erinevatest foorumitest, et mis seal oli, et kontserdite jaoks kõik see lava püstitamine võttis ju ongi nädal pluss aastat aega ja siis veel pärast see maha võtta ja kohalikud lihtsalt lõpuks enam ei jaksanud. Ja muidugi tehnoloogia arenes, autod sai siin paukuma panna lihtsamini ja keredamalt ja kõik asjad ja siis kõik need asjad pane kokku, lärmamine, lällamine, ja kohalik omavalitsus, Maria Vört omavalitsus siis ütles, et meil aitab. Ei no ja vaata, see kestis ju 6 aega selles mõttes, see ei olnud nagu üks päev, vaata kui sul 6 aega iga päev järjest sama no jämm ainult jämm. No mõtle, kui sul oleks siin mingi õllesummer 6 aega Pirita teelt keegi kuskilt liikuda kuhugile ei saa, et nagu 2 päeva elad üle. Väga hea point, et üks asi oli see lärm, aga teine asi on see liikumine, sest sinna lihtsalt ei mahu rohkem autosid, kui seal on nagu siis, kui seda üritust seal ei ole. Sinna piirkonda tuleb ju sisse 3 sükst teed. Põhimõtteliselt, jah. Ja mingitel aastatel on olnud enam-vähem niimoodi, et ongi põhimõtteliselt piletimüük seal, et jalakäijad saad tulla, aga enam-vähem autoga põhimõtteliselt ei saada. Kui me käisime selle Mersuga, see Mersu aasta oli, et siis me selle Mersu parkisime kuskile suvalise mingi mäe otsa kuskile põllu peale, kus oli parkimiskohad tehtud. Ja sinna põhialasse jalutasime ikka väga pika maa. Ja seal ei olnud varianti ka, et sa saad lähemale, sest lihtsalt ruumi lihtsalt ei ole. Nagu Mart Laari internetist täis. Aga muidugi Volkswagen ise nagu selles mõttes alla ei andnud, ma ütlesin, et aga ei, et veavad siis teise kohta ja Wolfsburgi, kus ta toimub kuskil, ma ei tea, tehase, parklate, hoonete, ütleme seal läheduses, et see Wörter, see mõju sinna edasi kanda või seda vibe'i ei ole võimalik sinna, et sa võid, see sama üritus toimub nüüd seal, aga ta kuuldavasti ei ole see. Jah, ja mina võrdleksin seda Järve ümbruse ürituse vibe'i meil Eestis toimuva American Beauty Car Show'ga, mis on Haapsalus, et kus kogu linn elab järsku ühe ürituse rütmis ja taktis ja kuidas nagu toimub pidev aeglane kruiis. Sõidetakse ringi, pidevalt rahvas liigub, rahvas tuleb, rahvas läheb. No sa räägid nüüd praegu, kus suke viisakas oli jälle. Aga selles mõttes see vibe'i mõte nagu. Inimesed on tee ääres seal nõlvadel, mägedel, linnades, kohvikutes. Ei no jumala lahe oli, sõidad linna sisse, siis nii kaootiliselt on kõik pargitud. Igal pool on mingi tuning, performance, ilusad väljad, ilusad värvid. Lihtsalt terve linn on nagu täis, iga nurga peal on auto kuskil. Inimesed istuvad, kes on nende samad tooli peal, lehvitavad, filmivad. Sildid käes, vaata, noise test on ja pane nüüd oma Anti läheb käima. Tüten Raus oli vanastanud, tahaks neid teha. See kahepoolsed sildid, ühel pool oli kummi, et lase ketsi, teist pool oli Tüten Raus, eks tee ka midagi. Aga et täna, see on äärmiselt lahe festival. Vaadata on seal kõike ja kõigile. Ainult Ameerika autosid ei ole sisuliselt peale selle ühe. Jah. Ta vähemalt püüdis jõhkralt pilku. Jõhkralt püüdis pilku. Minu Golf, sorry mehed, seda ei näe nagu mitte keegi, mitte kuskil. Ai, sul oli ikkagi mingid omad erimehed said ikkagi kokku kaugelt juba. Mitte erimehed, vaid universaal-erimehed. Universaal-erimehed. Katuseraamid on peal. Mingid sakslased veel ju, olid vist sakslased, need kellega seal pesulas, selles legendaarses pesulas kokkusime, küsisid, et kus sellega tulite kohale või? Jah. Sellega tulid Eestis. Ise sõitsid või? See oli Eestis tulid ja ise sõitsid. Viljakas vaata. Ta oli nii mindblown, mis moodi sa nagu... Et autoga sõitsid, mis on viga. Ma ei tea, uus auto, mis seal... Aga sellest Treffeni miks ta kolis on ja üks asi on see, et see omavalitsus seal siis nagu jonnis ja elanikud jonnisid. Et kõik teenindajad, kelle käest me küsisime, et kuidas nüüd siis on, et paar aastat oli nagu imed pöialt midagi, pole rahvast, sul terve see aasta alguse nagu kassa jääb teenimata. Ütlesid, et penskarid, et mitte, et need penskarid ise nagu midagi halvad on, eks, aga lihtsalt see rahu ja selle rahu tõi nende ilma meie kõigi lemmik koroonaviirus, et siis see ürituste sari või üritus saigi katkestatud ja siis Volks enam sinna tagasi koliski siis Wolfsburgi ja noored siis üritasid seda elustada, seda Wörtese likku üritust, aga see läks, sellele Heinz Vai politsei ütles, et nein,
ja nagu väga jõuliselt. Sakslased rääkisid lausa seda, et tulid sinna oma täiesti tehase seades RS6-ga. Lihtsalt värv oli edev olnud. Jah, ja veelgi ilmselt edevam. Ja tal oli siuke peach, ta näitas mulle Virsiku värvi auto ja politsei pidas kinni. Ütles, et liiga madaldatud ja teeb liiga palju lärmi, järelikult ei ole summuti originaal. Tema üritab näidata kõiki oma tühvi värki, et kõik on nii nagu tehasest tuli, lihtsalt teine värv on. Ei, auto on keelatud, läheb numbrid hoiule, läheb siit ära ainult treilaga ja kohtus näeme. Ja nii see seal käiski ja neid videoid on nagu sotsmeedias nendel aastatel, kus siis üritati uuesti, on ikkagi väga palju. Loomulikult seal oli ka ikkagi täieliku risu, mis ei sobigi tänavale. Ja miks seal nii karm on tegelikult sellepärast, et kui sa selle autoga, kui meil sõidad 90 kinti tunnis, ei ole ka ohutu tingimata. Aga soit 5-60-ga kiirteel väikse plussiga sõites, kui seal midagi juhtub, siis on lõppkiire. Et selline nagu jantimine või jauramine nende autode ümber ikkagi tegelikult ei ole nagu mõistlik ja et mitte tahta seda päriselt nagu ära surmata seda üritust, siis loomulikult ka kohalikud, siis need äriinimesed, nemad siis ka omavalitsusele ikkagi läksid nagu ka mõju avaldama ja selle mõju koosmõjus jõuti siis järelduseni, et võib-olla politsei ei peaks nii nagu jäik olema. Ja siis 24 aastal oli juba parem ja nüüd siis 25 oli siis päris nagu organiseeritult uuesti näitus. Aga see ei olnud siis enam nii ka seal järve ääres vabas õhus, vaid see oli siis juba midagi muud. Ja kuuldavasti võeti küll maha ka tänagi autosid, aga seda siis juba oluliselt suuremate rikkumiste eest. Ja see oli päris rikkumiste eest. Ja ma arvan, et siinkohal me täna lõpetamegi sellega, et kuhu me jõudsime ja mis seal siis täna toimub 2025 aastal, nii et aitäh meie toetajatele, et te meie hullustega kaasa olete tulnud ja selleks, et meid toetada, kuidas Kaspar ütleski, toetage meie toetajaid. Ja mine osta ka piisat. Ja kasuta koodi Petrolheads. Nii et jälle järgmise nädalani ja siis näete, mis koha peal meil vaadata oli. Kannatage veel üks nädal.